Ja tere tulemast taas uude Most Ärikooli live-ülekandesse ja kui me siin vahepeal oleme rääkinud mitmetel teemadel, mis puudutavad turundust, aastalektoreid ja kõike muud, siis täna on meie teemaks lõpetanu jagab oma muljeid. Et see on kindlasti hea võimalus nendel, kes täna võib-olla mõtlevad, et kuhu kooli õppima minna või mida õppima minna, siis pole midagi ju paremat kui kellegi teise muljeid kuulata. Ja Jaanika on meil kohe ühinemas ka. Et no nii, tere Jaanika. Ja tere! Väga Mina lahe. olen siis Jaanika ja nüüd hiljuti lõpetasingi Must Ärikooli sotsiaalmeedia spetsialisti kursuse. Et nagu jah, ütleme niimoodi, et väga äge teekond oli. Väga äge. Aga mõtlesin, et ma siis räägin natuke endast ka. Ehk siis olen tegelenud, ütleme niimoodi, et olen olnud hunt Kriimsil, tegelenud erinevates valdkondades ja põhivaldkond on olnud klienditeenindus, seal üle 4 aasta. Siis leidsin tee kokandusse, seal ka üle 4 aasta, kuid koka valdkonnas, kes töötanud on seal, siis teab, et see on suht füüsiline ja selline korralik ja seal lihtsalt tervis ükselt andis alla. Ja siis uuest aastast nüüd olengi nagu mõtlesin, et 3 aastat olen ettevõtet pidanud, üritanud pusida, et nüüd hakkangi täielikult ettevõtjaks ja hakkangi nüüd uuest aastast olengi enda ettevõttega tegelenud. See on nii lahe, et selles mõttes, et ma olen ka kunagi mingisuguse perioodi kokana töötanud üsna pikka aega tagasi ja täpselt samal põhjusel ehk tervislikul lõpetanud ära. Et see on see koht, et tegelikult ei olegi vahet, mille vastu sul on allergia, aga kui sa kord kuus lähed punaselaiguliseks ja sügeled, et siis varem või hiljem sa saad aru, et see ei ole võib-olla päris see, mida sa teha tahad. Aga mina ei tea sind väga palju rohkem, eks ole, kui ma nägin sind korra eksamil ja sa olid selle kursuse üks silmapaistvamaid tegijaid, et sa nii lahedalt haarasid kohe härjal sarvist ja hakkasid endast rääkima. Et see on nii lahe, aga võib-olla räägi natukene sellest ka, et mida sa varem üldse õppinud oled või et kuidas su nagu teekond või karjäär on kujunenud? Kusjuures teekond või karjäär, siis nagu ma käisin aasta gümnaasiumis, siis ma otsustasin, mulle see gümnaasium ei sobi. Ja ma olengi olnud üldpildis sellise põhimõttega, et kui ma leian, et ma midagi ei oska või ma ei tea, siis ma lähen otsin võimalusi, kuidas seda õppida või ennast arendada. Ja tee kokandusse näiteks leidsingi niimoodi, et istusin kodus, arutasin emaga, nii, mida ma nüüd teha võiks, gümnaasium ei sobi. Ema vaatas otsa, et see on päris hea pirn, vaatas otsa, ütles, nii kullaks, et naine, aga süüa teha sa ei oska. Muis selge, ma lähen kokaks õppima. Omandatud ja nüüd üks hetk tundsin, et ega kokana pikka pidu ei ole ja mõtlesin, et nii, mul on ettevõtte olnud juba üle 3 aasta, aga ma ei oska seda turundada. Nagu ei oska, et kui tuli koroona, siis ta panigi nii hullu põntsu meile, et muidu me elatusimegi laatadest ja tegimegi kesklinna käsitööpoe ja siis toimetasimegi seal. Ja siis nagu läks väga-väga hästi enne nagu koroonat ja tuli koroona peale, et oligi nagu, et ei oska enam kuidagi nagu turundada või mis on, et mismoodi, et muidu meid turundaski laatadel käimine, et kui küsiti, et kus sa oled, siis ütleme, et oleme seal, tuldi vaatama ja nagu müük toimus, aga siis katkes kõik täielikult. Ja siis ma olingi omadega nii plindris, et issa, mis ma nüüd teen. Aga ma arvan, et võib-olla natukene on hea ka saladuskatet tõmmata ära, et sa räägid, et sa tegeled, eks ole, ettevõtlusega ja et viimane 2 aastat on olnud päris põnev nagu turunduse poole pealt. Et maailm on muutunud, mulle meeldib see väljend koroonarevolutsioon, et see ongi nagu revolutsioon, et üleöö kõik muutus, eks. Aga mina tean ka selle nime, et Juuli ja Maali käsitööpood, eks. Ja ma tean seda, et see on nii Facebookis kui Instagramis olemas, aga võib-olla räägi natuke teistele ka, et millega üldse sul see ettevõte tegeleb, et äkki keegi, me ei tea ju, kes meid kuulavad täpselt, eks, aga äkki keegi just otsib seda, millega sa tegeled. Et minul ongi käsitööpoe nimeks Juuli ja Maali käsitööpood. Ja meie siis tegeleme, põhiliselt on tooted suunatud lastele, mingid sellised põlled, mänguasjad, heegeldatud, eks põhimõtteliselt ongi, et meie ettevõtte saigi alguse niimoodi, et tema käis laatadel, mina otsisin talle laatasid, registreerisin teda igale poole, vaatasin, et ta teeb nii lahedaid asju, mingi papukesi ja heegeldas sokke, mõtlesin, et sellel on jumet, et lähme laatadele, ajame asja suureks. Lõpuks vaatasin, et laatadel läks nii hästi, et teeme poe, jumala lahe Tartu kesklinna on ju. Ja siis hakkasimegi toimetama niimoodi ja vaatasime, et jumet sellel on, asjad nagu müüvad,
aga põhisegment oligi meil lapsed, aga nüüd me hakkasime ka tooteid arendama, ehk siis me teeme ka näiteks nukuhälle, peenmotoorika, tegevusleht ja selliseid asju, igatahes kõike. Ja kui kellelgi näiteks on ka mingi crazy idee, et ma tahan sellist asja, näita meile pilti, ma panen pildi kokku ja midagi koos mõtlen välja. Et nagu selles suhtes, et see on nagu mega lahe, et hästi loov töö ja see on ülivahva. Seda on nii lahe kuulata. Ma küsin korra niipidi, et kas sul see firma tegeleb ainult nagu valmis asjadega, ehk ongi nii-öelda valmis tooted või sa tegeled ka käsitöö tarvete, ma ei tea, tootmise või maale toomise või müügiga? Ei, meil on ainult see, et me ise teemegi tooteid ja ise müüme neid, et ongi, et kõik on nagu nullist niimoodi üles ehitatud, et me midagi ei vahenda, et no me leidsime, et niimoodi on lihtsalt kuidagi lihtsam. Ja täna käib see müük läbi sotsiaalmeedia, eks? Praegu käib läbi Facebooki ja et see on nagu hästi huvitav, et näiteks, mis ma võin öelda, et enne seda koolitust minul näiteks liikumist sotsiaalmeediakontodel oli ülimalt vähe ja kui ma saingi need esimesed koolitustunnid kätte, ma mõtlesin, et opa, nüüd läheb lahedaks ja hakkasingi postitama nii, kuidas soovitati. Ja reaalselt see liiklus 3-kordistus ja ma olin nii hämmingus, et nii ruttu näeb tulemusi, mida sa teed. Et see oli minu jaoks nagu tohutult üllatav. Ja siis näiteks, kui ma mõtlen ka, et mida näiteks mina sellelt koolituselt ootasin, siis ma mäletan nii hästi seda esimest kõnet ka, et ma helistasin sinna, uurisin ja ma tundsin, et mind võeti nii soojalt vastu, vastati küsimustele, siis mõtlesin, et okei, et ma mõtlen selle peale. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on seda koolitust vaja, sest eelmine aasta jaanuaris ma tahtsin tegelikult minna Tartu Kutsehariduskeskusesse õppima sotsiaalmeedia spetsialist, on ka seal selline eriala kursus. Tahtsin minna, magasin maha. Aga kuna ma nii kärsitu, mina mõtlesin, mina ei jõua ära oodata, hakkasin muid alternatiive vaatama, siis vaatasin, et see, kuidas seal nagu neid koolitusi kirjeldati, just see, et ta oli nagu pooleaastane protsess, mis mulle tohutult meeldis selle juures. Ehk siis ma saangi nagu süveneda, neid asju praktiseerida ja ise ka katsetada ja siis ongi nagu nende lektoritega läbi arutada. Ja siis lõpuks ikkagi otsustasin Mosti kasuks ja ma olen nagu üliõnnelik selles suhtes, et sai selline valik tehtud. See on nii lahe. Sa läksid oma jutuga koolituse peale ka, et ma küsin nagu niipidi, et sul kindlasti olid ju mingid ootused koolituse osas, et mis need ootused võisid olla ja et kas need ootused said täidetud koolituse käigus ja võib-olla ka, et mis oli nagu see osa, et mis selle koolituse nagu sinu jaoks toimivaks tegi või et hinnangut on lihtne anda, et nagu sa ütlesid, eks, et su sotsiaalmeedia kontodel läks järsku nagu kordades suurem elu lahti, on ju, et aga nagu kirjelda võib-olla neid ootusi ja kas need said täidetud ja võib-olla ka seda, et mis seal koolituse juures just oli sellist, et mis nagu sinu jaoks tekitas selle tunde, et õige asi on. Kusjuures minul näiteks alguses, ma ei osanud midagi oodata, minu ainuke mõte oli see, et kuidas ma saan nende ettevõtet kuidagi vee peale tõsta, et see jupuks on, et ma ei peaks täitsa nagu lõplikult selle ära lõpetama, selle tegevuse. Siis minu nagu üks mõte oliks, et kuidas neid asju käivitada või nagu üldse, mis on see sotsiaalmeedia turundus, mis asi see on, mul ei olnud õrna aimu ka sellest. Mina lihtsalt parajaselt lihtsalt postitasin midagi, vaatasin, saab mõned klikid, tore. Aga tegelikult see on metsikult suur maailm, kuhu nagu sukelduda ja neid nagu erinevaid versioone, viise, kuidas midagi teha ja teostada nagu metsikult. Aga ma arvan, et pigem võib-olla sisemine ootus oligi minul see, et kuidas ma tegelikult midagi tegema peaksin. Ja koolituselt mina sain küll endale metsikult teadmisi copywritingus ja üldse kõiges, et kuidas kirjutada neid sisutekste, kuidas üldse näiteks vaadata enda ettevõtet teise pilgu alt. Ja näiteks kõige olulisem asi, et kuidas leida endal sihtrühm, kes on see minu sihtrühm, kes üldse tahab minu asju, et üldse selliseid asju, et tegelikult peaks kõige basicumatest asjadest alustama. Aga mina olin kõik need etapid vahele jätnud ja pummeldanud ja mõelnud, ma täiega toimetan, on ju. Aga kust mina tundsin, et minul nagu hakkas täiega nagu asi voolama, et ma tundsingi, et mul oli seda nii väga vaja, oli visuaalid. Et kui oli meil visuaalide koolituseks, inimesed on erinevad ja kõikidel on erinevad vajadused, aga mina tundsingi, et kuidas teha ilusaid pilte, et kõik räägivad, et pilt müüb, aga kuidas ma neid teen, ma ju ei tea, et ma kuidagi pusin, aga kas see on hea. Ja siis meil oligi visuaalikoolitus ja peale seda ma tõesti tundsin, et nüüd ma sain küll endal korraliku hoo sisse, hakkasingi toimetama visuaalidega ja tegin erinevaid pilte ja katsetasin ja ma nägin, et need täiega toimivad, mis nagu minul oli samamoodi väga suureks üllatuseks.
ja üks asi veel, mida ma mainiks ära, et mulle tohutult meeldis selle koolituse koha pealt selline asi, et kuna ma endale ei osanud ka mingeid ootusi panna, ma läksingi selle vooga kaasa, mis nad seal kõik pakkusid või no mida seal pakuti ja räägiti ja siis oli see, et kui meil olid need Facebooki reklaami nagu seadistamised, mina olen tohutult nagu reaalselt, ma olen pannud eelnevalt reklaamidele hakkama 100 eurosid ja need ei ole mitte midagi toonud. Ja ma panin ühe reklaami 7 eurose. Seadistasin õigelt ära nii nagu pidi ja mul tuli tohutult inimesi mitte kommenteerima, aga laikima. Ma nägin, et see levis metsikule rahva hulgale. Ja see oli minu jaoks nagu tõesti vau-faktor, et väga-väga äge, et sellised väiksed nüansid, mille peale ise tulla ei oska ja niimoodi mõelda ei oska, et äkki prooviks nii või naa, et see oli nagu tohutult tore minu jaoks. Nagu üllataval kombel väga-väga hästi sujus kõik. See on nii super on kuulata, see on nagu, kuidas ma ütlen, ego teeb nurru sees, kui sa räägid, kuidas sul läheb. Aga kui me võtame nagu selle koolituse puhul, et sa oled nagu mitmeid faktoreid välja toonud, et mida sa oled saanud rakendada, eks ole, kus sa nagu kasu oled saanud, aga et võib-olla kui sa peaks tooma nagu ühe esile tõstma, et mis sa koolitusest nagu oma töisesse ellu oled kaasa võtnud, et millest on võib-olla kõige rohkem kasu, et mida nagu koolitusest sai kohe praktikasse rakendada, sa nagu tundsid, et see on nüüd see nii-öelda murdepunkt. Murdepunktiks oligi minu jaoks see, kuidas koolituselt sain endaga kaasa võtta, kuidas reklaame seadistada, kuidas need üldse tegelikult sisemiselt toimivad, need asjad. Ja üks murdepunkt, mis minu ettevõttel näiteks oli selline, et 3 aastat, kuna me seda ettevõtet pean nende emaga kahekesi ja 3 aastat ma jakelasin, et teeme endale logo, teeme endale laheda brändingu asjad, aga tema on selline vanamoeline inimene. Ei, et need, mis praegu on, sobivad väga hästi. Ja kui ma koolitusele läksin, siis lihtsalt ma näitasin talle neid ja talle tohutult meeldis see. Ja see tagasiside ka, et kuidas rõhutakse sellist asja, et bränding on number 1, mille peale näiteks tavaelus ka ei tule. Mina ei tulnud selle peale, mina mõtlesin, et okei, kaane pilt ja foto ja kõik asjad. Et see oli nagu tohutult ka vau-faktor minu jaoks, et tegelikult kuidas asjad lihtsalt sujusid nii hästi. Nii lahe. Kusjuures enne sa rääkisid visuaalidest ka, et ma soovitan kuulajatel minge piiluge Juuli ja Maali käsitööpoodi Instas, et seal tegelikult on suhteliselt hästi näha see koht, kus Jaanika on, kuidas ma siis ütlen, oma enesekindluse leidnud või enda tee leidnud visuaalide maailmas, et järsku läheb nagu, see muutus on täiesti tajutav seal. Et aga kui me tuleme tagasi korra nagu sinu töisesse ellu veel, et sinna käsitööpoodi, et kas on mingid protsesse, mis enne, ma ei mõtle nüüd, et päris neid, eks ole, et mida sa üldse võib-olla ei teinud, aga et mingid protsessid, mis sa nagu ümber tegid koolituse käigus? Ma tegin kõik asjad ümber. Ausalt nagu kõik asjad. Ma tegin visuaalid ümber. Mul ei olnud näiteks õrna aimugi sellest, et kui sa ongi, et kas sa oled ettevõtja või sa hakkad üldse kellegile midagi turundama, et tegelikult sa peadki tegema sellise graafiku endale, kus sa paned postitused paika, mida, millal sa teed, lähtudes ajahetkest või mis iganes, mis sul praegu toimub. Et mul ei olnud õrna aimugi sellest ja ma hakkasingi toimetama. Nüüdseks ma olengi endale teinud sisuplaani, ma koostan neid ja mis minu jaoks oli üks asi ka veel tohutu üllatus, oli see näiteks, kuidas seal õpetati sellist asja ka, et kuidas arvutada välja enda kasum, et kas sa oled kasumis enda toodete, reklaami ja kõigega või sa oled kahjumis. Avastasin teatud asjadega nagu, et olen tugevalt kahjumis, ehk siis neid nagu võiks vähem toota ja mingite asjadega olen kasumis, neid võiks rohkem toota. Et nagu see oli ka minu jaoks nagu ärilise koha pealt väga mõnus hetk. Super rahe. Ja kas on midagi võib-olla, vaata sa tood nii ägedaid näiteid, mida sa praktiliselt oled muutnud ja praktiliselt oled sa muutnud peaaegu kõike, on ju? Aga et kas on midagi sellist, mida on nagu, ma ei tea, kas sul on seal veel kolleege ka poes või sa toimetadki emaga kahekesi? Et midagi sellist, mida nagu väljapoolt on märgatud, et ma ei tea, siis sõbrad, sõbrannad, et keegi on nagu öelnud midagi positiivset või märganud või et näiteks, kui sa ütled, et järsku läks see müük käima, et kui palju ta siis tõusis või? Et seda oleks ka nagu põnev teada, ma arvan. Kusjuures sellega on selline asi, et kui ma hakkasin selle sotsiaalmeedia turunduse koolitusega tegelema, siis ma esimese asjana sain endale nagu nii-öelda brändingu paika, ehk siis ilusa kaanefoto ja siis selle
nagu profiilipildi asja, sõbranna kohe kirjutas, no nii naine, millega sa tegeled? Ma vaatan, et sul siin Julia-Maali on õide puhkemas ja postituste koha pealt olen saanud ka väga suurt tagasisidet, et issand, kui ilusad pildid ja issand, kui ilusad tooted sul on. Nüüd lõpuks ma tunnen, et ma oskan neid tooteid esile tuua, mida ma müün. Ja ütleme niimoodi, et kui enne meil oli müük üks ümmargune 0, siis nüüd on juba mitu inimest kirjutanud, et me tahame seda. Ehk siis juba on tulnud pakkumisi, mis on nagu väga-väga positiivne ja paneb nagu silmad särama jälle. Et see on nagu ometigi mul puudub antud hetkel e-pood, mis on nagu väga oluline asi, aga millega ma ka tegelen. Et sellest on mul ka nagu tohutult kahju, et ma et kuidagi, et ma ei osanud seda vaadata alguses, et turundusjuhi koolitusel tehakse juba e-poodi, et siis ma oleks kindlasti ka selle krabanud. Aga kuna ma vaatasin, et Mostil on nii lahedalt tehtud sellised asjad ka, et sa saad moodulite kaupa endal võtta. Ja siis nüüd ma mõtlesingi, et kui ma tunnen, et mul puudust millegist jääb, et saan ennast uuesti täiendada moodulite kaupa, et mis on nagu üli-lahe. No, praegu sa vist müüd, eks ole, läbi Facebooki shopi. Et sealt kindlasti tuleb ka müüki, aga ühel hetkel võib jääda sulle natukene kitsaks, et inimesed, ma ei oska öelda, vaata meil on see maksekeskus ja kõik muu, millega inimesed on harjunud, mis neile meeldib. Et mida sa saad nagu e-poes harrastada, muidugi tule moodulitesse. Et seda ma julgustan teisi ka, et kui mingi tükk on puudu, siis see on üks hea võimalus, kuidas nagu seda tarkust juurde ammutada niimoodi suhteliselt mõõduka ajaga. Aga kui me tuleme tagasi korra sellesse aega, ma ei tea, kas sa mäletad, et sealt on umbes ilmselt mingisugune 5 kuud möödas, kui sa omale hakkasid koolitajat valima, et sa ilmselt vaatasid teisi ka peale Mosti, et ma saan aru, et ühest sa jäid ilma, sest sa jäid natukene hiljaks registreerumisega. Aga et mis nagu oli see, et mis Mosti tõstis teistesse üles või kuidas või mille alusel nagu sa otsustasid, et Most on just see, et mida sa tahad enda ellu? Kusjuures ma vaatasin erinevaid. Esiteks oli hind. Mostis, teised koolitused, mis olid, nemad olid paaripäevased, aga kuna ma olen hästi kärsitu inimene ja ma tahan nagu kõik asju korraga teha, kõik asju korraga mõelda ja öelda. Ja siis ma vaatasin, et Mostil just mulle meeldis kõige rohkem see, et sul on poolaastane koolitus. Sul ongi kindel päev, millal sul see koolitus on ja sa saadki võtta selle 1 päeva ekstra endal töölt vabaks ja keskendudagi sellele. Ja mulle nagu Mosti puhul, mis minul kõige rohkem silma jäi, oli see, et ta pakub sulle praktika kohta, et kus sa saad harjutada, et kui sa lähedki sinna, sul ei ole näiteks ettevõtet või midagi sellist, mille peal praktiseerid enda oskusi, siis Most käib sulle selle võimaluse välja. Ja teine asi oli see, et kui ma mõtlesin, et ma juba teadsin, et too hetk, et ega ma koka tööle väga pikaks jääda ei saa. Ja tal oli selline variant ka, et aga tule meile tööle. Et kui sa nagu oled selle lõpetanud või tahad veel midagi avastada, et seal nagu võimalus oli nii palju, mida ta pakub. Siis mõtlesin, et see oleks hea nagu nii-öelda punkt, kuhu endal hakata vundamenti vaikselt ehitama. Et see nagu köitis mind kõige rohkem, tekitas sellist turvatunde. Ja üks asi oli veel, et kui ma helistasingi sinna, siis võeti tohutult soojalt vastu. Nii soojalt ja see oligi see, mis pani selle punkti, et jah, ma tahan täiega Mosti tulla ja vaadata, mis siin saab. Ja selle käigus. Kusjuures ühe suurima komplimendi vist Mosti kohta on öelnud kunagi, kuidas ma ütlen, et ta toimib küll koolitusturul, aga Most kuulub ka Eesti koolitusfirmade liitu. Ja eks seal on ka konkurendid, eks olemas kõik kenasti, et kes mida koolitab, aga selle liidu juht peale kohtumist, kui ta nagu kuulas ära, millega me tegeleme, siis võttis võib-olla selle Mosti nagu tööpõhimõtte kõige lühemalt või paremini kokku, et Most on nagu karjääri hüppelaud. Et ta annab sulle võimaluse, sa õpid selle asja selgeks, et kui sul on oma ettevõte, siis tõenäoliselt läheb sul paremini, eks, et turundus hakkab toimima. Kui sa kuskil töötad, siis tõenäoliselt on sul võimalus ühel päeval öelda, kuulge sõbrad, aga mul on nagu need digioskused nüüd olemas, et vaatame need töötingimused ja tööülesanded ja muuhulgas ka palganumbri üle, eks. Ja kui sa oled täitsa valge leht, et sa tahadki teha karjäärihüppet täiesti nagu teise valdkonda, et siis on võimalus tulla karjäärikeskusesse ja öelda, et aga nüüd on küll see koht, et räägime, et kes mulle suudaks tööd pakkuda, eks. Aga ma tean, et koolituse valimine, ka minul endal on selline, ühelt poolt muidugi emotsionaalne protsess, et nagu sa ütled, eks, et kuidas sind vastu võetakse, et kas ollakse sõbralikud ja kas kuulatakse sind ära ja päriselt ka nagu vastatakse sulle või visatakse mingi sihuke stamp vastus. Ja et kui palju sellest koolitusest võiks nagu kasu olla, et paljud on selline teooria, eks ole, et paar päeva ja tšau paka ja paljud on selline, et kui koolitus on läbi, et siis me oleme endiselt olemas, et vajadusel aitame sul, ma ei tea, CV-d kirjutada ja portfoolio kokku panna
ja soovitame sind mõnele tööandjale, eks ole. Aga kui sa peaks nagu välja tooma võib-olla mingisugused, noh, ma ei oska öelda, 3 faktorit või 3 tegurit, on ju, et nendele, kes täna kõhklevad, et kas minna koolitusele või mitte minna, et noh, et siin on Most ja siin on veel keegi teine või, et 3 sellist nagu faktorit, et miks minna koolitusele ja kuidas koolitust valida? Vot mina ütlen sellist asja, et see on minu esimene selline kõige suurem koolitus, aga ma olen käinud sellistel väiksematel ka. Ja mis minul näiteks, noh, kus näiteks keegi tunneb, et ta kõhkleb, et tahaks minna, aga on päris kindel veel ei ole. Siis mina omalt poolt võin kindlalt väita seda, et igakülgne abi on nagu kogu aeg olemas. Lektorid vastavad sulle igale küsimusele. Selle koolituse koha pealt on praktilised osad sul. Näiteks muidu sa koolitusel lähed, sa saad teoreetilise osa teada. Aga mis ma sellega teen, kui ma ei oska, nagu ma ei ole seda rakendanud praktiliselt. Ja mis oli ka Mosti pool tohutult lahe, et sa tegid enda tööd ära ja kõik kambakesi vaatasime ja andsimegi kõik üksteisel tagasisidet nendele tekstidele, seadistatud reklaamidele ja kõigele. No, kuidas on visuaalid ja asjad, et saad igakülgset toetust, tagasisidet ja kui saad koolituse ära lõpetanud, siis saab minna, noh, saad liituda vilistlaste grupiga ja seal sulle postitatakse tööpakkumisi. Et nagu see on tõesti nagu luks selles suhtes, et väga-väga äge, et sa ei pea nagu ise mingit hullu vaeva nägema, muretsema, et kus ma nüüd saan selle töö, milline oleks sobilik. Sul põhjust kõik tuuakse kondikul kätte. Et nagu see on tohutult lahe. See on jah üks Mosti, kuidas ma ütlen, toimimispõhimõtteid, et noh, oma inimesi justkui ei unustat ära, et kui sa oled ühe korra Mostis olnud, et siis sa oled seal põhimõtteliselt, noh, kui sa tahad, eks, et sa võid olla seotud väga pikalt. Aga sa räägid nii lahedalt, et tavaliselt olen mina see, kes nagu paneb neid Mosti tööpõhimõtteid vahele ja ütleb, et noh, meil tehakse nii või meil tehakse naa, eks. Ma ei oska sulle midagi lisada, sest sa oskad nii mõnusalt selle kõik nagu, noh, kuidas ma ütlen, vaata õpilase ja Mosti inimese ilmselt vaatenurgad on ikkagi natuke erinevad. Et üks pool on see, et me arvame, et me teeme nii, eks ole, või naamoodi ja me teeme seda sellepärast, et ja teine pool on, et kui sa oled selle ise läbi teinud, et kuidas sa näed, et siin on nagu lahe näha, et see päriselt õpilase poole peal paistabki nii välja, nagu me tahame, et see oleks või mille nimel me pingutame, et see oleks sõbralik, et see oleks selline, kuidas ma ütlen, et tuled nagu omade juurde, eks ole, et võib-olla, mis ma lisan veel, et koolituse käigus on Mostis igal grupil ka oma chat-grupp. Ja see on see koht, kus saab küsida, vahest me ikka jookseme umbe, et ma tean ennast ka, et mõne koha peal mul on jube tubli ja siis teise koha peal mul on ikka täielik tumba, et hea, kui keegi natukene kätt hoiab. Ja seal on nii lektorid kui kursuse kuraator ja ei ole ka üldse harv juhus, kui mõni teine õpilane seletab lahti oma siis nagu nägemuse või sõnadega ja teinekord see töötab täitsa hästi. Et tugi on kogu õppimisperioodi jooksul olemas. Et noh, mul on nii hea meel, ma näen sinu nagu seda sädet või asja. Et aga kas su edasine plaan, kuidas ma küsin, et noh, praegu sa kindlasti arendad oma firmat, tõenäoliselt ühel hetkel sa teed e-poe sinna, eks ole? Jah, e-poed on ka plaanis kindlalt, aga praegu ja toimetangi nagu enda ettevõttega ja siis ongi, et ma loon endale sisuplaane ja siis ma hakkangi nagu võtma endale projekte eraldi niimoodi ette, et ongi, et kuidas ma vaatan enda käived üle, asjad üle niimoodi nagu sätin ja siis varsti loodetavasti ka elukaaslase ettevõtet hakkan turundama, ehk siis niimoodi vaikselt sõna levib ja läheb. Et väga-väga lahe. Super äge. Igal juhul minul on olnud, no me oleme siin peaaegu pool tundi rääkinud, et äärmiselt mõnus pool tundi olnud, et sa oled väga palju nagu teinud komplimente või sellist nagu egole pai, eks, et asjad on hästi. Et ma tänan sind hästi meeldiva vestluse eest ja tänan kõiki vaatajaid ja kui keegi veel kõhkleb, et kas tulla või mitte, siis no võtke vähemalt telefoni ja helistage, et saage see kogemus kätte, et kuidas teid vastu võetakse, saate väga paljudele küsimustele kindlasti ka vastuse. Ja kohtume juba järgmises lives ja juba järgmistel kursustel, eks. Aitäh sulle, Jaanika. Aitäh ja taega. Tšau.